lisaks sellele, et me mitte ei paistaks välja niimoodi, et me ainult räägime ja mitte midagi ise ei tee, siis nüüd me räägiks sellest, mida me ise teeme. Ehk siis meil on sihtasutusel kadunud, on hetkel välja töötatud 5 reaalset tööriista, mida me saame pakkuda abiks siis menetlusgrupile. Ja hästi lühidalt ma räägin nendest pärast, kui on huvi, siis saate täpsemalt küsida. Esimene variant on see, me oleme välja töötanud sellise ankeedi, nagu on Leia Mind. Ankeet on, antud ankeet, mis ekraanil jookseb, on mõeldud lastele, kuid samasugune ankeet on ka hoolekodus olevatele inimestele. Selle ankeedi mõttes on vabatahtlik ankeet, sellel on 3 head eesmärki. Kes on nõus seda ankeedi täisma, siis me saaksime laste sõrmejäljed riiklikusse registrisse, täna ei ole, lapse sõrmejäljed riiklikusse registrisse. Me saaksime lapse DNA riiklikusse registrisse, kui me leiame selle seaduse vahendid, mis maksavad ära riigilõivu. Täna laste DNA-d ei ole riiklikusse registris, kui meil laps ära kaob, siis meil ei ole tema DNA profiili. Kui see laps on turvakodust, siis lapse DNA profiili võib saada ka tema hambaarjast, ja kui ta on turvakodu laps, siis võib-olla see kahtub, mis tal on 125 last, ja kui see hambaarjaga on 3, siis me ei saa sealt määrata tema DNA profiili. Ja kuidas me otsime seda last, kui ta ei leia üles? Me peame hakkama otsima üle Euroopa, siis meil ei ole tema DNA. Emad võetud DNA ei anna 100% vastet ja seda on seda, et Euroopa riikidest meil ei tule vastus selle. Lisaks on sellele ankeedile üks hea funktsioon, ta loob sellise olukorra, kus me peame saavutama oma kodus või oma kasuperes või turvakodus lapse usaldusliku suhte, sellepärast, et siin on küsimusi, mis puudutavad seda, et millised on sinu kasutajakonto paroolid, millised on sinu lemmikkohad, kus sulle meeldib käia, kuhu sa tahaksid kindlasti tagasi minna, kes on sinu pruut või siis pehigmees, ole hea, kirjuta need lehele, me kleebime selle, me panna selle ümbrikusse, me kleebime selle kinni, ühekordse turvakleepsuga ja me lubame sulle lapsevanemana, me lubame oma lapsele, et me ei ava seda ümbrikut enne, kui tõesti midagi juhtunud on. Aga kui meil on need andmed olemas pärast seda, kui ta on kadunud, siis on oluliselt efektiivsem tema ülesleidmine. Aga neid on väga raske saada. See ankeet paneb mõtlema nii lapsevanema kui lapse, rääkima sellest ja võib-olla me selle läbi ennetame seda kõike. Et meil on vähem ärajooksi, kui meil on politsei sõnul 25% on meil täna Eestis selle kadunute üldarvu seas 25% korduvaid alaealisi, kes korduvalt ära jooksevad, siis midagi on selles ettevõtte ilmselt